No nii, tere taas. Täna räägiks hooldusest, et kuidas ma teen seda ja mis ma teen täpsemalt. Ja räägin ka siis sellest niinimetatud long life'ist, et mis see on ja kas on olemas üldse siuke asi nagu long life õlid. Aga vaatame siis, mis selle Audiga teha annab. Nii, siis mul on siin üks A8 3.2 bensiinimootoriga. Seal oleks vaja hooldust teha siis. Et sellele A8-le juba öeldi tehase poolt, et seal on long life õli vahetusvälp. Ütleme nii, et lubatakse sõita 30 000 kilomeetrit ühe õlivahetusega. Aga olen näinud osadest hooldusraamatutest, et seal on eraldi lause juures, et kas oled soojasajavööndis või külmasajavööndis. Soojasajavööndis võib siis seda 30 000 välpa sõita. Külmasajavööndis on 15 000 soovituslik ikkagi. Ja meie siin Eestis oleme külmasajavööndis. Et ei soovitaks üle 15 000 sõita. Kui lühikesi otsi on veel eriti palju, siis ma soovitaksin seal 10 000 juures juba mõtlema hakata õlivahetusele. Lisaks, läheb õli, eks ju. Antud autole mul mobil võetud siia. Siis loomulikult õlifilter. Järgmine asi, mis tehas ette näeb, on mootori õhufiltri vahetus oli, kui ma õigesti mäletan, siis 60 000. Aga nagu ikka, ma soovitaksin koos õlivahetusega iga kord teha. Sest ma siin Eestis olen näinud, pidevalt vahetanud. Kõigile klientidele olen soovitanud kõik filtrid teha koos õlivahetusega. Et 15 000-ga ta läheb ikka väga mustaks õhufilter. Siin on siis uus ilus puhas õhufilter. Sama lugu on salongi filtriga. Salongi õhufilter tuleks uus panna. Antud autole kütusefiltrit ei pane uut, aga soovitaksin ka seda iga 15 000 tagant vahetada. Eriti nüüd, kui on need biolisandeid sisse pandud sinna kütusele. Et tekib see niiskuse ja kondents sinna sisse. Eriti hull on diislil see, et kui see kondentsvesi sinna sisse tekib, siis mingi hetk saad pihusteid ja pumpasid hakata vahetama. Sest see vesi nii-öelda lõhub kohe ära pihusti. Siis mis siis veel? Roolivõimandi õli läheb uus antud autole. Seda võiks ka mingi aeg vahetada. Ja siis käigukasti ei vaheta muidugi, aga sellele on ka teha, see on long life ehk eluaegne. Seda ei peagi vahetama. Aga kõik, mis liigub, ka kulub. Ja tekib abrasiiv sinna õli hulka ja see käigukast kulub veel kiiremini, kui see õli on abrasiivne. Ja sellepärast soovitaks ka automaatkastil õli vahetada ikkagi. Tiptronikul siuke 120 000, DSG-l ja variaatorkastil siuke 60 000. Samuti on ka sillaõlid ja manuaalkastil. Et tuleks ka neid vahetada.
et ei ole olemas eluaegset asja. et eluaegne ongi nii, et sa võtad esindusest uue auto, sõidad sellega 5 aastat ja siis ennem liisingu lõppu viid tagasi selle ja võtad järgmise. see ongi nii-öelda eluaegne. aga antud autol on juba mitmes elu siin omanikke vahetades. antud autol läheb vahetusega piduriõli. et seda tuleks vahetada iga 2 aasta tagant. aga ei tea, kas, kui on vahetatud, siis mul on siin sihuke abivahend, mis näitab ära niiskus taseme seal õli hulgas. et kui see niiskussisaldus on seal üle 2%, siis tuleks välja vahetada õli juba. siin on 1%, aga me vahetame ikkagi välja selle. nii, sama nagu on jaotusvedelikuga. et kui ei tea, kas on vahetatud, siis on järgmine abivahend. see näitab mulle ära selle külmakindluse. ma võtan siit natukene jaotusvedelikku, panen siia peale seda ja vaatan, palju külmakindlust on. et antud autol on -35 kraadi. et Eesti kliimas on see täiesti piisav. kui vanaks läheb juba see jaotusvedelik, siis külmakindlus väheneb selle. nii, järgmise asjana ma vaatan siis veakoodid üle autol. et midagi üllatavat ei oleks siin. jah, siin ongi juba vahelejätmised ja nukaviga ja õhusüsteemis on ka viga. et salvestan ära need. siis on hea kliendile rääkida, mis vaja veel teha on. nii, veakoodid on salvestatud, siis järgmise asjana, kui arvuti küljes juba on, siis nullin selle serviis näidu ära. lisaks hoolduse käigus vaatan välisvalgustuse üle. nii uuel autol ütles arvuti ära juba, et siin peaks mõlemad numbrituled ei tööta. et vanematel tuleb niisama vaadata, aga uuemal ütleb juba ära arvuti, mis tuled läbi on. aga nüüd tõstan üles auto ja vaatame edasi. veel kui üles tõstan, ma keeran lahti õlifiltri, et siis voolab sealt ka õli alla karterisse. nagu ikka on Audi rõngad puudu.
nii, filter käes ja nüüd tõstan auto üles siis. esialgu poole peale vaatan üle ketaste klotside olukorra ja silla olukorra nii ees kui tagasillas ja loksutan üle, et mingit lõtke ja asju ei oleks. lisaks ka keerutades tuleb ära, kas rattalaager on läbi või ei ole. Ma eemaldan põhjakatte ja vaatan alt õõtsad üle, pidurivoolikud, asjad, veopõllid, tolmukatted, väljalaskelekked ja kõik ühesõnaga, mis siin põhjal on. ja siis lasen õli välja. nagu nii vana auto puhul ikka on, tuleb üllatus ette, siis võin ma siin ise alati põhja saata ja seda teest ei saanud kohe lihtsalt kätte, et lasen niimoodi õli välja ja siis lasen jaotusvedeliku välja, see läheb uus ja roolivõimendi õli lasen välja, see läheb uus. ja sellele tuleb panna ka õige seib, see on siuke paks, et siin vaskseib ei jää sellel kartuli põhjal pidama, et hakkab läbi imitsema. paljud teevad siukse vea õlivahetuse, et panevad vaskseibi ja mõne aja pärast on rida järgi kliendil. õli hakkab läbi imitsema siit. selleks tuleb õige seip panna vahele. nii, uus õli on sees, filtrid on vahetatud. vahetan veel selle õlikorgi tihendi ära siit. et paljudes kohtades seda jälle ei tehta, see on nii kõvaks ja rabedaks läinud. ma panen siia uue. ja vanad filtrid on päris mustad juba, nagu ma ka ennustasin. samuti on salongifilter, ei tea kui hästi näha on, aga ta on umbes. ja mootoriõhufiltriga on see, kui ta väga umbe läheb, siis ta ei tõmba enam, ei suuda õhku peale tõmmata läbi õhufiltri, siis hakkab läbi kartuli tuulutusse õli üles tõmbama, et siis ka õli kulu suureneb. vot, aga nüüd ma panen ta käima, vahetan roolivõimuõli ära veel ja piduriõli. Piduriõli vahetuseks on mul siuke abinõu, et ma keeran selle siia originaalkorgi asemel. pumpan siit rõhu sisse, siis ta rõhuga lükkab õli sinna peale ja kui ma nüüd supportite küljest need niplid lahti keeran, siis ta lükkab rõhuga õli läbi, siis ei teki õhk sisse, et sellega saab ka õhutada pidureid. et ma panen siia alla ühe barri, panen sisse natukene ja siis tõstan auto üles ja käin kõik 4 ratast läbi. noh, siit ta välja siis voolab. et alustasin tagumistest ja kõige kaugemast nurgast ja lõpetan eest. nii vahetasin ära ka taga numbrituled hoolduse käigus. nii et võib selle hoolduse vist lõppenuks lugeda. sai
auto üle käidud ja ära tehtud need asjad, mis vaja teha oli. Vot, aga lisage ikka like ja subscribe ige ja kommenteerige ka.